Sa loed juba samal ööl koltunud pabereid, mis on sinepikarva tindiga täis kirjutatud. Nad on tubakatuhaga hooletust ümberkäimisest kohati auklikuks põletatud ja kärbse mustusega koos. Kindral Llorente prantsuse keel ei ole nii oivaline, nagu tema naine oli väitnud. Möönad endamisi, et suudad ta stiili tublisti parandada, kokku suruda seda laiali valguvat jutustust möödaniku tegudest. Lapsepõlvest ühes Oaxaca kandi mõisas 19. sajandil, sõjakoolist Prantsusmaal, sõprusest Morny hertsogiga ja Napoleon III lähikondlastega, naasmist Mehhikosse Maximiliani kindralstaabi koosseisus, keisririigi vastuvõttudest ja peoõhtutest, lahingutest, lüüa saamisest, Cerro de las Campanasest, maapaost Pariisis. Mitte midagi niisugust, millest poleks juba räägitud. Lahti riietudes mõtled rauga arutule kapriisile, võltsväärtusele, mis ta neile mälestustele omistab. Heidad magama heas tujus, mõeldes 4000 peesole. Sa magad unenägudetta, kuni valgusvoog su kell 6 hommikul äratab, sest klaaslael pole kardinaid. Katad näo padjaga ja püüad uuesti uinuda. 10 minuti pärast unustad oma otsuse ja lähed vannituppa, kus leiad, et kõik su asjad on laual ja vähesed ülikonnad kappi riputatud. Oled just lõpetanud habeme ajamise, kui anuv ja hale näugumine lõhestab hommikul vaikust. Heli tungib sinu kõrvu hirmsa, südant lõhestava appikarjena. Sa otsid selle allikat, avad koridori viiva ukse, aga sealt ei kosta midagi. Kräunumine tuleb ülevalt, laeaknast. Ronid kiiruga toolile, sealt kirjutuslauale, küünitad raamatu riiulile toetudes laeaknani, lükkad ühe ruudu lahti, rebid end käte varal üles ja puurid pilgu maja kõrval asuvasse aeda. Sellesse metsistunud jugapuude ja põldmarja põõsastega kuupi, kus 5, 6, 7. Sa ei jõua lugeda, sest ei suuda end üle sekundi üleval hoida. Üksteise külge aheldatud kassi vingerdavad leekides, kust tõuseb tumedat suitsu ja kõrbenud karvade haisu. Alla istmele kukkudes sa kahtled, kas sa nägid seda ilmsi. Võib-olla ainult seostasid kujutluspildi õudse kräunumisega, mis veelgi jätkub. Siis nõrgeneb ja viimaks lakkab. Sa tõmbad särgi selga, lükkad oma mustade kingade ninad paberiga üle ja kuuled nüüd kellukese helinat, mis näib mööda maja koridori liikuvat ja sinu uksele lähenevat. Vaatad koridori. Aura kõnnib, kelluke käes. Noogutab sind nähes ja teatab, et hommikusöök on laual. Sa üritad teda kinni pidada. Aura läheb juba keerdtrepist alla, helistades mustaks värvitud kellukest, nagu kavatseks ta üles äratada tervet vanadekodu, tervet internaati. Ruttad talle särgi väel järele, aga vestibüülis sa teda enam ei leia. Sinu taga avaneb vanakese toa uks. Märkad kätt,
mis sirutub välja paotatud ukse vahelt, asetab vestibüüli mingi portselan eseme ja kaob, ust uuesti sulgedes. Söögitoas leiad hommikueine serveerituna. Sedapuhku on üksainus kate. Sa sööd kiiruga, lähed vestibüüli tagasi ja koputad proua Consuelo uksele. Nõrk ja kile hääl palub sind sisse astuda. Midagi ei ole muutunud. Seesama pimedus, küünalde ja imet tegevate hõbeasjade helk. Tere hommikust, härra Montero. Kas magasite hästi? Jah, lugesin hilisööni. Daam vehib käega, otse kui tahaks ta sind ära ajada. Ei. Ärge kiirustage oma arvamuse avaldamisega. Töötage need paberid läbi ja kui te valmis saate, siis annan teile ülejäänud. Väga hea, proua. Kas ma võiksin aeda vaadata? Millist aeda, härra Montero? Seda, mis jääb minu toa taha. Sellel majal ei ole aeda. Jäime aiast ilma, kui maja ümber ehitama hakati. Mõtlesin, et värskes õhus oleks mul parem töötada. Sellel majal on ainult pime õu, kust kaudu te sisse tulite. Minu õetütar kasvatab seal mõningaid varjulembelisi taimi. Aga see on ka kõik. Hea küll, proua. Tahan terve päeva puhata. Astuge õhtul minu poolt läbi. Hästi, proua. Sa uurid päev otsa pabereid, kirjutad puhtalt ümber paragrahvid, mida kavatsed alles jätta, viimistled neid, mis sulle nõrgad tunduvad, tõmbad ühe sigareti teise järel ja kaalutled, et õigupoolest peaksid oma tööga venitama, et teenistus kestaks võimalikult kaua. Kui sul õnnestuks vähemalt 12 000 peesot kokku hoida, siis võiksid ligemale aasta pühenduda oma edasi lükatud, peaaegu juba unustatud tööle. Oma suurele kompleksuurimisele hispaanlaste avastustest ja vallutustest Ameerikas. Tööle, mis ühendab eri kroonikaid, teeb need arusaadavaks, seostab renessansi tähtsaima saavutusega kõik kuldse sajandi ettevõtmised, avantüürid ja prototüübid. Tegelikult juba heidadki keisririigi sõdalaste tüütud paberid kõrvale ja alustad oma tööd, kartoteegisedelite ja kokkuvõtete viimistlemist. Aeg lendab ja alles taas kellukest kuuldes heidad pilgu kellale, tõmbad 6 selga ja lähed alla söögituppa. Aura istub juba oma kohal. Laua otsas on sedapuhku platsi võtnud proua Llorente öösärgis, sall ümber ja tanu peas ning kummardub oma taldriku kohale. Laual on ka 4. kate. Märkad seda mööda minnes.
see ei häiri sind enam. Kui sinu tulevase loomingu vabaduse hinnaks on rauga veidruste talumine, võid seda raskusteta maksta. Sa püüad sel ajal, kui näed teda suppi söömas, ära arvata tema vanust. Teatud eas inimeste juures pole enam võimalik eristada aastate kulgu. Proua Consuelo on selle piiri juba ammu ületanud. Sinnamaani, kuhu oled lugemisega jõudnud, pole kindral oma mälestustest temast rääkinud. Aga kui kindral oli prantslaste sissetungi ajal 42-aastane ja suri 40 aastat hiljem, 1901. aastal, pidi ta surema 82-aastasena. Juhul, kui ta abiellus proua Consueloga pärast Queretaro lüüasaamist ja maapagu, pidi proua tollal olema noor tüdruk. Daatumid lähevad sul sassi, sest proua juba räägib kiledal kergel sosinal, krigiseva linnu häälega. Ta räägib auraga ja sina kuulad söömisele keskendudes monotoonset hädade, valude ja oletatavate haiguste loetelu, millele lisanduvad kaebused ravimite hindade ja maja niiskuse üle. Sa tahaksid sekkuda kodusesse vestlusse ja pärida teenri järele, kes käis eile sinu asju ära toomas, aga keda sa kunagi näinud pole, kes kunagi lauas ei teeni. Sa küsiksidki seda, kui sind äkitselt ei üllataks, et aura pole kogu selle aja jooksul sõnagi lausunud ja sööb masinlikult, otse kui ootaks ta mingit välist tõuget, et võtta lusikas, nuga, tükeldada neerud. Sa tunned uuesti suus neerude maitset, mis on ilmselt selle maja eelistatuim toit, ja tõsta suu juurde. Heidad kiire pilgu tädilt õe tütrele ja viimaselt uuesti tädile, kuid sel hetkel katkestab proua Consuelo söömise, samas paneb ka aura noa taldrikule ja enam ei liiguta. Ning sulle meenub, et sekundi murdosa võrra varem tegi proua Consuelo sedasama. Mitu minutit möödub täielikus vaikuses. Sina lõpetad söömist, nemad vaatavad liikumatud nagu kujud, kuidas sa sööd. Viimaks lausub proua. Ma väsisin ära. Ma ei tohiks lauas süüa. Tule, aura, saada mind oma tuppa. Proua püüab sinu tähelepanu endale tõmmata, pilku otse sulle suunates, et ka sina teda vaataksid, kuigi tema sõnad on õe tütrele määratud. Sa pead pingutama, et end lahti rebida tema pilgust. See on taas aval, selge, kollane, loori ja kortsudeta, mis seda tavaliselt varjavad. Ja jälgida aurat, kes omakorda ainiti mingit olematut punkti silmitseb ja hääletult huuli liigutab. Seejärel, nagu unes tõuseb, küürakal vanakesel käe alt kinni võtab ja ta aeglaselt söögitoast välja talutab. Kui oled üksi jäänud, valad endale kohvi, mis oli samuti lõunasöögi algusest peale laual. Jood kulmu kortsutades lonkshaaval külma kohvi ja küsid endalt, kas proual pole mingi salavõim tütarlapse üle. Kas tütarlaps, sinu kaunis rohelisse rüütatud aura, pole äkki suletud sellesse vanasse hämarasse majja vastu tema tahtmist? Ometi oleks tal nii kerge põgeneda sel ajal, kui rauk oma pimedas toas suigub. Enam sa ei heida kõrvale kujutlusvõime pakutud teed. Võib-olla aura ootab,
et sina päästaksid ta ahelaist, millesse kapriisne ja põrunud vanaeit on ta mingil varjatud põhjusel pannud. Sa tuletad meelde, kui elutu, terrorist juhmistunud oli Aura mõne minuti eest. Ta ei saanud sõnagi suust, liigutas hääletult huuli, nagu anuks ta sinult vaikselt päästmist. Oli sel määral proua Consuelo vang, et kordas kõiki tema liigutusi, nagu oleks ainult see, mis vanaeit ees teeb, tütarlapsele lubatud. Pilt absoluutsest võõrandumisest paneb sind mässama. Seekord lähed sa teise ukse poole, selle poole, mis on all vestibüüli trepi juures, otse rauga toaukse kõrval. Aura peab olema seal. Majas rohkem tube ei ole. Sa lükkad ukse lahti ja astud jällegi pimedasse, valgendatud seintega tuppa, mille ainukeseks kaunistuseks on must krutsifiks. Vasakul näed ust, mis peab viima lesetuppa. Astud kiki varvul ukse juurde, paned käe vastu ust. Ja samas loobud oma kavatsusest. Sa pead rääkima Auraga 4 silma all. Kui Aura tahab, et sa teda aitaksid, tuleb ta ise sinu juurde. Sa istud oma toas, oled unustanud kõik kollased paberid ja oma isiklikud märkmelehekesed ning mõtled ainult Aura kättesaamatule ilule. Mida rohkem sa temale mõtled, seda lähedasemaks ta sulle saab. Mitte ainult sellepärast, et mõtled ta ilule ja ihaldad teda, vaid ka seepärast, et nüüd tahad sa neidu vabastada. Sa oled leidnud oma ihale moraalse õigustuse. Sa ei tunne end süüdlasena ja oled rahul. Ja kui sa uuesti kuuled kellukese märguannet, ei lähe sa alla sööma, sest sa ei kannataks välja teist niisugust stseeni nagu keskpäeval. Võib-olla Aura taipab ja tuleb pärast õhtusööki üles sind otsima. Sa võtad end kokku ja jätkad paberite läbivaatamist. Väsinuna riietud aeglaselt lahti, langed voodisse, jääd kiiresti magama ja esimest korda üle mitme aasta näed und. Näed ühte ainsat asja. Näed, kuidas sinu poole sirutub kondine käsi, kelluke käes ja keegi kisendab, et sa jalamaid ära läheksid, et kõik ära läheksid. Ja kui tühjade silmadega nägu läheneb sinu omale, ärkad sa tumma karjatusega, higist leemendades ja sa tunned käsi, mis paitavad su nägu, juukseid ja huuli, mis sosistavad vaevu kuuldavalt. Nad lohutavad sind, paluvad kannatlikkust ja õrnust. Sa sirutad käed ja kohtad teist keha, alasti keha, aeglaselt liikuvat võtmekest, mille sa ära tunned, ja ühes sellega naise, kes heidab su peale, suudleb sind, katab suudlustega kogu su keha. Sa ei näe teda pilkases tähtedeta öös, aga sa tunned tema juustes õuetaimede aroomi, tunned ta käsivarte siit pehmet ja meelast nahka, puudutad tema rindade tundlikke veenipõimikuid, suudled teda ikka ja jälle, ootamata mingeid sõnu.
kui tõmbud temast rammetuna eemale, kuuled ta esimesi sosinal lausutud sõnu. Sa oled mu mees. Sa oled nõus. Tema ütleb sulle, et juba koidab. Ta jätab sinuga hüvasti, öeldes, et ootab sind sel ööl oma toas. Sa nõustud taas, enne kui vajud unne, täis vabanemistunnet, kergust, rambena naudingust, tundes sõrmeotstes ikka veel aura keha, ta värisemist, andumist, tütarlaps aurat. Sul on tegu, et ärgata. Sõrmenukid koputavad mitu korda ja sa tõused vaevaliselt, torisedes. Aura ütleb sulle ukse tagant, et ära tee lahti, et proua Consuelo tahab sinuga rääkida ja ootab sind oma toas. 10 minutit hiljem astud lese pühamusse. Riietesse mässitud, pitsilistesse patjadesse varjunud kogu. Sa ligined ta liikumatule näole, suletud silmadele, mida varjavad rippuvad ja kortsudes värvita laud. Sa näed põskede kotjaid kurde, lõplikult väsinud nahka. Ta küsib kinni silmi. Kas te võtme tõite? Jah, arvan, et tõin. Jah, siin ta on. Võite lugeda teist kaustikut. Samas kohas, sinise paelaga seotud. Sa astud sedapuhku juba vastikustundega tolle kirstu poole, kus ümbrus kubiseb hiirtest, kes piiluvad oma hiilgavate silmakestega kõdunenud põrandalaudade vahelt ja jooksevad lagunenud müüriaukudesse. Avad kirstu ja tõmbad välja teise paberipaki. Lähed tagasi voodi juurde. Proua Consuelo silitab oma valget küülikut. Kurguni kinni nööbitud rauga kõrist kostab tasane kägin. Teile ei meeldi loomad? Ei, mitte eriti. Võib olla sellepärast, et mul pole kunagi ühtki looma olnud. Nad on head sõbrad, head seltsilised, eriti siis, kui tuleb vanadus ja üksindus. Jah, küllap see nii on. Nad on loomulikud olevused, härra Montero. Olevused ilma kiusatusteta. Kuidas te teda kutsute? Saga, ta on tark, kuuletub oma ema instinktile. Ta on loomulik ja vaba. Arvasin, et ta on isane. Teie ei oska veel vahet teha. Sellest pole lugu. Tähtis on see, et teie ei tunneks end üksildasena. Nad tahavad, et me oleksime üksi, härra Montero. Nad ütlevad, et üksindus on vajalik pühaduse saavutamiseks. Nad on unustanud, et üksinduses on kiusatus veelgi suurem. Ma ei mõista teid, proua. Parem on. Võite oma tööd jätkata.
sa pöörad talle selja, astud ukse juurde, lähed toast välja. Vestibüülis surud hambad kokku. Miks sul ei ole julgust talle öelda, et armastad neiut? Miks sa ei lähe sisse ja ei ütle talle kohe praegu, et kavatsed Aura endaga kaasa viia, niipea kui oled töö lõpetanud? Sa lähed uuesti ukse poole. Ikka veel 2 vahel olles tõukad seda. Ja näed läbi ukse prao, et proua Consuelo seisab püsti. Sirgena, muutununa, käte vahel vormikuub. Sinine, kuldnööpide ja punaste akselpantidega, säravate kroonitud kotkakujuliste eraldusmärkidega vormikuub, mida rauk metsikult hammustab, õrnalt suudleb, endale õlgadele paneb ja siis tuikuval tantsusammul keerutab. Sa tõmbad ukse kinni. Jah, ta oli 15-aastane, kui ma temaga tutvusin. Loed teisest mälestuste kaustikust. Ja julgen arvata, et need olid tema rohelised silmad, mis said mulle saatuslikuks. Consuelo rohelised silmad. Ta oli 15-aastane 1867. aastal, kui kindral Llorente temaga abiellus ja ta Pariisi maapakku elama viis. Mu noor roheliste silmadega nukuke, kirjutas kindral oma inspiratsiooni hetkil. Olen sind üle külvanud armastuse ja hellusega. Kindral kirjeldas maja, kus nad elasid, jalutuskäike, balle, tõldu, teise keisririigi aegset miljööd, kõike ilma erilise ilustamiseta, tõepäraselt. Leppisin isegi selle kummalise vihaga kasside vastu, mida tundsid. Mina, kes ma neid loomi nii väga armastan. Ühel päeval leidis kindral Llorente Consuelo jalad laiali, krinoliin eest üles tõstetud, kassi piinamas, ega taibanud teda korrale kutsuda, sest kindralile paistis, et sa tegid seda nii süütul moel, puhtast lapsikusest. Ja teda isegi erutas see tegu. Erutas niivõrd, et tol ööl armastas ta Consuelot, kui uskuda sinu ees olevat kirjutist, liialduseni mineva ihaga. Sest sa väitsid, et kasside piinamine on sinu jaoks sümboolne ohverdus meie armastuse ja kire toitmiseks. Sa arvestad välja, proua Consuelo on praegu 109-aastane. Sa paned kaustiku kinni. 49, kui suri tema abikaasa. Sa oled alati nii kenasti riietatud, mu õrn ja kaunis Consuelo,
alati rüütatud rohelisse sametisse, nagu su silmad. Usun, et oled kaunis ka 100 aasta pärast. Alati rüütatud rohelisse, alati kaunis, isegi 100 aasta pärast. Sa oled oma ilu üle nii uhke, mida kõike sa ei teeks, et igavesti nooreks jääda. Kaustikut kinni pannes sa tead, miks Aura elab selles majas. Et pikendada vaese segaseks läinud rauga illusiooni noorusest ja ilust. Aura on siia suletud nagu peegel, nagu veel üks ikoon palveseinal, mis on täis imet tegevaid asjakesi, konserveeritud südameid, kujutletavaid deemoneid ja pühakuid. Sa lükkad paberid kõrvale ja lähed alla, ette ära arvates ainukese koha, kus Aura võib hommikuti olla. Koha, mille on talle kätte näidanud see ihnus vana eit. Sa leiad ta köögist. Ja momendil, kui ta sokul kõri läbi lõikab. Avatud kaelast kerkiv aur, kobrutava verelõhn, looma tardunud ja pärani silmad ajavad sind ooksele. Selle pildi varju jääb Aura, halvasti riides, juuksed sassis ja üleni verega koos. Ta vaatab sulle otsa sind ära tundmata ja jätkab oma lihuniku tööd. Sa pöörad talle selja. Nüüd sa küll lähed ja räägid Raugaga. Heidad talle näkku ta ihnust, tema jõledat türanniat. Sa lükkad ukse järsult lahti ja läbi tulukeste loori näed teda püsti jalu oma nähtamatut tööd sooritamas. Näed tema välja sirutatud käsi liikumas. Üks rusikasse surutud käsi on õieli, nagu hoiaks ta midagi jõuga tagasi. Teine pigistab mingit nähtamatut eset peos ja torkab sellega ikka ja jälle samasse kohta. Kohe seejärel nühib vana eit käsi vastu rinda, ohkab korra ja asub uuesti õhku lõikama. Nagu, jah, näed seda selgesti, nagu nüliks ta mingit looma. Jooksed koridori, sealt läbi saali ja söögitoa kööki, kus Aura töösse süvenenult aeglaselt sokku nülib. Ta ei kuule sinu tulekut ega sõnu ja vaatab sind, nagu oleksid sa õhk. Sa lähed aeglaselt üles oma tuppa, astud sisse ja viskud vastu ust, nagu kardaksid, et keegi sulle järgneb. Sa lõõtsutad, oled higine, tunned, kuidas jäiseks tõmbunud seljast kaob jõud. Sa oled kindel, et kui miski või keegi tuleks, ei suudaks sa vastu panna. Sa läheksid ukse juurest ära ja laseksid kõigel sündida. Sa haarad palavikuliselt tugitooli ja lükkad selle vastu ust, millel ei ole lukku. Nihutad voodit ukse poole, tõkestad sellega ukse ja viskud ise nõrkenult voodisse. Jõuetu ja tahtetu, silmad kinni, käed ümber padja.
padja, mis ei ole sinu oma. Miski pole sinu oma. Sa vajud unne, sügavasse unne, mis on sinu ainus väljapääs, sinu ainus vastupanu hullumisele. Ta on hull. Ta on hull. Kordad sa endale, püüdes uinuda, valades sõnadesse rauga kuju, kes õhus nülib nähtamatu noaga nähtamatut sokku. Ta on hull. Pimeda kuristiku põhjas, hääletus unes näed sa, kuidas ta avatud sui hääletult kuristiku mustast põhjast sinu poole tuleb. 4 käpakil läheneb. Hääletult liigutab vanamoor oma lihatut kätt. Tuleb sinu poole, kuni tema nägu vastu sinu nägu liibub ja sa näed tema veriseid igemeid, hambutuid igemeid ja sa karjatad ja tema hakkab uuesti kätt liigutades kaugenema, külvates kuristikku kollaseid hambaid, mida haarab oma verise põlle seest. Sinu karjatus on aura karjatuse kaja, sest unes on aura sinu ees. Ta karjatab, sest kellegi käed on käristanud keskelt lõhki tema rohelise tahtkleidi ja see tonsuuriga pea, käte vahel lõhki käristatud kleiditükid, pöördub sinu poole ja naerab hääletult, vanaeide hambad sinu omade vastas. Samal ajal kui aura reied, tema paljad reied murduvad küljest ja lendavad kuristikku. Sa kuuled lööki vastu ust, löögi järel kellukest, õhtusöögi kellukest. Su pea valutab ja sa ei suuda vaadata ei kellanumbreid ega osutite asendit. Sa tead, et on juba hilja. Sinu pea kohal laeakna taga sõuavad mööda ööpilved. Sa tõused vaevaliselt, oled uimane, näljane. Sa tõstad klaaskaraffini vannikraani alla, ootad, kuni vesi jookseb ja täidab karaffini. Võtad ta siis kraani alt ära ja tühjendad kätepesu nõusse, kus pesed näo, puhastad hambad vana rohekat pastat täis hambaarjaga, niisutad juukseid, märkamata, et oleksid kõike seda vastupidises järjekorras pidanud tegema. Kammid end hoolikalt pähklipuust riidekapi ovaalse peegli ees, seod lipsusõlme, paned 6 selga ja lähed alla, tühja söögituppa, kus on kaetud ainult ühele. Sinule. Sinu taldriku kõrval, salvrätiku all, on ese, millest sa sõrmedega üle libistad. Igerik jahuga täidetud kaltsunukuke, mille halvasti kokku õmmeldud õlast jahu välja pudeneb. Nuku nägu on maalitud tušiga, palja kehaosad rõhutatud väheste pintslitõmmetega. Sa sööd parema käega oma külma õhtusööki. Neerud, tomatid, vein,
Vasaku käe sõrmede vahel hoiad nukku. Sa sööd mehaaniliselt, nukk vasakus käes ja kahvel paremas. Sa ei mõista algul oma hüpnootilist käitumisviisi. Hakkad alles hiljem aimama oma rõhuva une, košmaari põhjust, samastades lõpuks iseenda kuutõbise liigutused aura ja rauga omadega. Sa vaatad vastikustundega jäledat nukukest, mida su sõrmed paitavad. Hakkad sellega seostama mingit salatõbe, mingit nakkust. Sa lased ta põrandale kukkuda. Pühid huuled salvrätiga puhtaks. Vaatad kella ja sulle tuleb meelde, et aura kutsus sind oma tuppa. Sa ligined ettevaatlikult proua Consuelo uksele ja ei kuule ühtki heli. Sa vaatad uuesti kella. Vaevalt 9. Sa otsustad minna käsi kaudu kobades alla pimedasse, katuse alusesse õue, kus sa pole enam käinud, sest saadik, kui sa sealt saabumispäeval midagi nägemata läbi tulid. Sa puudutad niiskeid, ligaseid müüre, hingad lõhnadest tulvilõhku ja püüad eraldada üksikuid lõhnu, ära tunda sind ümbritsevaid raskeid lõhnakaid aroome. Põlev tikk valgustab vilkudes kitsast ja niisket kiviplaatidega kaetud õue, milles mõlemal pool kasvab kergele punakale mullale külvatud taimi. Eraldad kõrgeid haralisi vorme, mis heidavad varje tiku tulevalgel. Ja kui tikk lõpuni põledes su sõrmi kõrvetab, oled sa sunnitud süütama uue. Ja siis viimaks tunned ära õied, viljad ja varred, mida mäletad vanades kroonikates mainitud olevat. Unustatud ravimtaimed, mis siin suikudes kasvavad ja lõhnavad. Koerapööri rohu piklik munajad, lõhestunud labadega lehed, väljast kollased, seest punased õied varre küljes. Hariliku maavitsa kolmnurkjad ja teravad lehed. Vägihein oma tuhavärvi viltkarvaste lehtede ja tähkija õisikuga. Haruline valkjate õitega kikkapuu, karumustikas. Nad otse kui elustuvad sinu tiku valguses, liigutavad oma varje, seni kui sina taastad oma mälus selle herbaariumi otstarbe. Pupillide laiendajad, valu vaigistajad, sünnituse kergendajad, lohutajad, tahte nõrgendajad, ihara rammestusega trööstijad. Pärast 3. tiku kustumist jääd üksi lõhnadega. Sa lähed aeglasel sammul üles vestibüüli, surud kõrva uuesti vastu proua Consuelo ust, hiilid siis kikivarvul aura ukseni, lükkad selle hoiatamata lahti ja astud kõledasse tuppa, kus helendavasse valgussõõri jääb voodi suur Mehhiko krutsifiks ja naine, kes tuleb sinu poole niipea kui uks kinni langeb. Aura
on rohelises rüüs. Tal on seljas tahtist hommikumantel ja kui ta sulle läheneb, tulevad nähtavale tema kuukarvareied. Jah, see on naine, kordad sa endale, kui ta sinu läheduses on. Naine, mitte eilne tütarlaps. Eilne neiu, mõtled ta sõrmi tema pihta puudutades, ei võinud olla üle 20. Tänane naine, paitad ta musti lahtisi juukseid, kahvatuid põski, näib 40. Midagi on üleöö kalgistunud tema roheliste silmade ümber. Punasuul on üle huulte piiri, nagu tahtnuks ta säilitada rõõmsat grimassi, mingit ebamäärast naeratust, otse kui vahelduks seal mee ja kibeduse maik, niisamuti nagu tollel õuetaimel. Sul ei ole enam mahti mõelda. Istu voodile, Felipe. Jah. Hakkame mängima. Sina ära tee midagi. Las mina teen kõik ise. Voodil istudes püüad sa tabada allikat, kust tuleb ähmane tuhm valgus, mille kuldses helenduses suudad vaevu eristada ümbritsevaid esemeid, sinu lähedal olevat aurat. Aura nägi, kuidas sa seda allikat otsides ülespoole vaatasid. Hääle järgi sa tead, et ta põlvitab sinu ees. Taevas ei ole kõrge ega madal. Ta on üheaegselt meie kohal ja meie all. Ta võtab ära su kingad ja sokid ning paitab su paljaid jalgu. Sa tunned, kuidas soe vesi su pöidu uhab, neid värskendab, sellal kui tema sind kareda riidega peseb, ise vargsi mustast puust krutsifiksile pilku heites. Viimaks astub ta su jalgade juurest eemale, võtab sul käest kinni, pistab oma lahtistesse juustesse paar kannikese punga, haarab sind käte vahele ja ümiseb üht viisi, valsiviisi, mille järgi sa temaga tantsid, lummatuna tema kumisevast häälest. Sa keerled üliaeglases pidulikus rütmis, mille tema sulle peale sunnib. Ise otse kui ära olles nööbivad ta käed kergete liigutustega lahti su särgi, paitavad su rinda, libisevad üle selja, klammerduvad sinna. Ka sina ümised kaasa seda sõnadeta laulu, meloodiat, mis nagu iseenesest tuleb su kõrist. Te keerlete koos järjest asemele lähemale. Näljaste suudlustega kustutad sa laulusosina aura huultel. Rutakate suudlustega aura õlgadele ja rindadele peatad sa tantsu. Su käte vahel on paljas hommikumantel. Aura on kükakil voodis. Ta surub midagi oma kokku pigistatud reite vastu, paitab seda ja viipab kutsuvalt sinu poole. Ta paitab toda peenest jahust kämbukest, murrab selle oma reite peal katki ega hooli purust, mis tal mööda puusi alla veereb. Ta ulatab sulle pool oblaadist, mille sa vastu võtad, temaga üheaegselt huulile tõstad ja vaevaga alla neelad.
sa langed Aura alasti kehale, tema välja sirutatud käsivartele, mis ulatuvad voodi ühest äärest teise, meenutades musta krutsifiksi, mis ripub seinal oma sarlakpunasest siidist puusakattega, paljaste põlvedega, haavatud küljega. Kanarpiku kroon mustale hõbelitritega üle puistatud sassis parukale asetatud. Aura avaneb nagu altar. Sosistad Aura kõrva Aura nime. Tunned naise täidlasi käsivarsi oma seljal. Kuuled ta sooja häält oma kõrvus. Kas sa armastad mind igavesti? Igavesti, Aura. Ma armastan sind igavesti. Igavesti. Kas sa vannud seda mulle? Vannun sulle. Hoolimata sellest, et ma jään vanaks, et mu ilu kaob, et mu juuksed lähevad valgeks. Igavesti, mu arm, igavesti. Kuigi ma suren, Felipe. Armastad mind igavesti, kuigi ma suren. Igavesti, vannun sulle, miski ei suuda meid lahutada.